paari mängu vahetussekkumist, aga siit Kuraksinilt pall kasti, poom ja veeretab selle palli ikkagi nii nõrgalt, et Baturins jõuab vahele viskuda. Tõesti, tehnika on sellel noorel mehel väga hea, siit tuleb uus pall ja see läheb pigem nõrgalt sinna Baturins värava poole, aga siit näeme uuesti väga efektselt sealt Kamarast mööda ja siis vasaku jalaga korralik löök. Samal ajal kui Mihhailov toimetab karistuslööki, Baturins käib korralikult teisel korrusel ära. Aga ei muu kui Leiva tegija neid kõrgeid aute seal toimetamas ja pall põrkab ohtlikult ei sitte. Uuesti pall nüüd kastis korra lahti. Baturin oleks ise siin olümpiaväravat läinud kruttima, seekord lööb ka ise peale. Teravalt ja Baturin. Leiva tegija pikk out tuleb sealt jätta tagumisse posti, aga Baturin on valvel. Ja päris hea nurga löök sinna esimesse tsooni. Tuleb jätka sinna tagumise posti suunas. Kose justkui ootsid sealt mingit täiesti teistsugust lahendust, aga Linn pööras lihtsalt 180 kraadi ümber ja virutas peale ja ei läinud üldse või ei jäänud üldse palju puudu, et see pall oleks väravas lõpetanud. 8 kollast kaarti juba selle hooajal täis saanud, nii et teist korda. Oi, kui palju see mäng võib muutuda. Baturins korjab selle liivaku madalaks jäänud. Need on need kõige ebamugavamad asjad. Pedro lööb, aga seekord Baturins püüab rahulikult. Aga nüüd saab ta siis vasakuga proovida nurgalööki. See tuleb päris teravalt, aga Baturins paneb sealt hästi rusikad vahele ka. Järvelaid kaua olukorraks, vaatame. Järvelaid. Siht jätkab Baptista. Tagasi sihile. Uuesti Baptista tuleb lööka ja Baturins püüab. No polegi sisuliselt pärast väravasööte palli saanud. Tuleb ja ei olnud lähedal järgmine. Ja Ivanov seal. Uuesti pall kasti ja Baturin seekord nopib. Pildile jõuliselt tõstnud. Jah, no ei ole ta sellist tüüpi vend, jah, ei tundu, et ja pall ja nüüd Männilane. Nüüd näitab, et on ta endiselt väga hea. Orlov palli taga, läheb otse lööma, Baturin. Aga väga korralik kross, Miller jokseb sisse ka, pall on seal ohtlikult lahti, päästakse löögile, aga Kehe, kas läheb parema alaga peale löögile? Läheb parema alaga peale löögile, see pall lendab kenasti, aga Baturins lendab samuti kenasti ja tõrgub selle ühe käega nurga. Ühe puutega kohe siia, William Gabriel jätkab, madalsööt tuleb, aga Baturins on valvel ja mitte ainult ei tõrju, vaid saab kenasti. Tuleb siit senderdus ka päris ohtlikult taha posti, aga Baturins valvel ja saab palli kenasti püütud. Ja nüüd loeb mees ilmselt ise ka kohe sekundeid, et uuesti reegliga ei eksituse aset leidis, nii et täna uuesti. Tuleb Paide poole pealt senderdus, Baturins ühe käega vahel ja saab palli natukene eemale, aga Siim Luts ise tuleb järjekordselt siuke, no okei, nüüd oli vist ikkagi senderdusena mõeldud. Puudu circa 20-30 sentimeetrit ei ole Miller kõige pikem mängija, aga nüüd pall kasti ja käib. Ohtlikku ei sündinud, aga Paide ise omakorda vastu tulemas, Hendrik Ojamaalt senderdus ja see maandub Baturinsi kätte vahel. Konksutab nüüd löögikoht ka vasaku jalaga, kuul tuleb, Lauron ees, eemalt peale löök ja see maandub Baturinsi kätte vahel. Pall kasti ka, aga kõige kõrgemal ikkagi Andres Kaevats ja nüüd väravane ka, aga püüab seal äärelt Suusso ilusti, suurepärane puude Suussolt muidugi. Lõikab sisse ja läheb löögile ja super tõrje siin Ivan Baturinsi poolt. Siiski mitte kõrge tõste, Kapper ja Antonov seal kokkupõrkes on Kauberi poole pealt peale löök ja suurepärase tõrje teeb Baturins praegu posti äärest uuesti üritus Veensalu poolt, aga selle püüab Baturins, et ei lase seal esimese hooga asjadel läbi tulla. Senderdus värava peale, Baturins püüdmisel kindel. Punt, aga hetkel uuesti sinna kõrgliigasse pürgida tahavad aktiivselt. Kõnasti tuleb peale löök siit, aga ühe käega tõrjub Baturins selle kaugürituse. Kaevatsi palli pealt ära Paalberg ja Vallik saab minna, pikalt minna, saab lüüa ka ette posti ja see Salassaga puude peab teda natukene alt, Kaevats jõuab vahele, hetkel Veensalu siiski teises laines valmis. Tuleb sööt kõrvale Pajale, Pajalt peale löök ka. Veensalut hea keriv pall uuesti, Magnus Villata pead otsitakse, aga Baturins Kapperi poole pealt sööt karistusalasse. Veensalu seal palliga, nii mitu Harju mängijat ümber, et ei saa ise löögile minna, see löök tuleb. Pärnu fännid, vaatame kõigepealt, kas Pajal tuleb see nurgalöök nüüd paremini välja kui eelmine, kõvasti paremini, aga Baturins on selle olukorra ära. Välja toimetab selle palli siia viiekasti joone suunas, uuesti päästakse löögile Aloe poole pealt jätka, aga vangerdust oli võimalik teha, aga kuna paus on järel üks, siis tuleks need kõik korraga teha. Palli siin ohtlikult värava eest lahti, päästakse peale löögile ka.
ja see on Baturinsi jagu taas. ette posti, aga teisest lainest tuleb pealelöögi võimalus Joonas Sillul, parema jalaga paneb selle kuuli, pall nurgalöögist nüüd mängu pannakse, üle kõigi meeste peades lendab, aga Kapper saab karistusala taga selle kätte. Tema poole pealt tõste karistusalasse, Baturins selle püüab ja suunda. Aga mängu ilu hetkel ei huvita ilmselt kumbagi osapoolt. Pajo tsenderdus maandub otse Baturinsi kätte vahel ja Pajolt tuleb Abild ja välja teist palli noolimas. Pajo läheb seda tsenderdus karistusalasse andma. Kõrgelt see pall tuleb, Baturins ühe käega vahel, Nõmm liidub vaikselt tagasi värava poole, Kapperilt peale löök ja see võtab ohtlikult. Tänavusel hooajal Premier Liigas, Švedovski ikkagi läheb üllatama, Baturins Usta jälle virutab ise peale ja see löök on päris hea, Baturins toob sirutusega selle posti kõrvalt ära. Kiniga nad selle korra kombineerisid, aga liigub Transi kapteni sees ja Karissola joone taha. Nüüd tuleb parem üritus, aga absoluut sinna otse värava peale ja kas käib vastu latti ka ära, Maksimkin peaga pääseb suunama. Ikkagi siiamaani veel olnud ei ole, mis ei tähenda, et see võiks tulevikus juhtuda. Vaatame selle olukorra ära, Žuravlõvi poole peal parem jalaga peale lükka, aga otse Batur. Vaatame siin Maksimkinile võimalus peale lüüa, Laur astub vahele. Rünnak Transi jaoks läbi ei ole, Žuravlõvi poole pealt tõste, aga see maandub Baturinsi kätte. Kokkuvõttes kolmandat korda. Edukamad ollakse teist korda järjest ka, Tokkego poole pealt peale löök, aga Baturins on kenasti valvel ja Maksimkini poole pealt tõste, Baturins ja kõik mehed lendavad sinna olukorda. Ise ka ennast juba siit enam-vähem keskjoone juurest leiab. Eemalt Maksimkini poole pealt peale löök, Baturins paneb käed vahele, jätku olukord samuti uuesti Baturin.